Uus teave Coca kohta, keda väliselt kiideti selle eest, mida ta köögis tegi. Aga siin seitesse vannitoas, seal on veel üks naisterahvas. Aga nüüd süüdistatakse seda Coca oma naise jõhkras mõrvas, kelle kohta sõbrad ütlevad, et ta hoolis teistest väga. See video on Mass Lived. Meil on šokeerivad uut teavet selle kohta, mida Cocast väidetamaks tapjaks saanud Jeffrey MacDonald väidetavalt tegi tundidel enne mõrva. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Law and Crime. Kui otsisite nime Jeffrey MacDonald ja UMass enne 22. aprilli, oleksite ilmselt näinud palju postitusi, mis rääkisid sellest, kui suurepärane kokk ta oli, inimene, kes oli ülikooli linnaku toitlustusmaailmas teerajaja. Aga nüüdseks teame me kõik, et selle mehe kohta väidetakse palju enamat. Ja me oleme teada saanud, miks ta üldse võis selles hotellis olla. Ja me saame ka rohkem teada selle loo ohvrist, Jeffrey MacDonaldi abikaasast, naisest, kelle ta väidetavalt tappis. Väidetavalt rääkis ta mõni päev enne mõrva oma sõbrale oma abikaasast ja mõningatest muredest, mis tal väidetavalt olid. Ohvri nimi on Emma MacDonald ja ta on inimene, kes väärib palju tähelepanu sellepärast, millist elu ta elas. Ta jätab endast maha noore tütre ja 2 koera, keda ta sügavalt armastas. Sõbrad ütlevad, et ta oli erakordne naine ja me räägime palju sellest, millised on praegu jõupingutused, et talle õiglus jalule seada. Nüüd, mees, keda süüdistatakse tema tapmises, oli pealtnäha keegi, keda mitmes mõttes idealiseeriti. Ja ta oli see auhinnatud kokk, sest ta oli üks UMassi ülikooli toitlustuse juhte. Ja ausalt öeldes oli ta koolile omamoodi tõmbenumber. Mine Princeton Review lehele, vaata seda. Sa näed, millised on riigi parimad ülikoolide toitlustuskohad. Ja kui sa oled tulevane tudeng ja see on sinu jaoks oluline, siis UMass on tipus. Ja kokk Jeffrey MacDonald oli selle üks peamisi põhjusi. 36-aastane Jeffrey nimetati 2025. aastal Ameerika Kokkade Föderatsiooni poolt aasta kokkaks tema kokkakunsti eest. Ja see on vaid üks mitmest auhinnast, mille ta on saanud oma kulinaarse meisterlikkuse eest UMass Amhersti kokana. Aga on raske öelda, kas see kõik enam loeb, arvestades, et nüüd on see pilt, mida me Jeffrey MacDonaldi peale mõeldes näeme ja meenutame. See on WWLP andmetel tema esimesest kohtuistungist pärast väidetavat Emma MacDonaldi mõrva. Tähelepanu meditsiinibrigaad Poll, tähelepanu meditsiinibrigaad Poll, reageerige, üks ülikooli linnaku keskus eemal, see ülikooli linnaku keskuse hotell, UMass, tuba 413. For a possible mental health issue. Seda ütlesid häirekeskuse dispetšerid pärast seda, kui kõne tuli Lääne-Massachusettsi politseile Hotel UMassist. Selle postitas esimesena Mass Live. Nüüd see on taas ülikooli linnaku hotell ja dispetšerid ütlesid, et probleem oli toas 413. Kosse karjub, et neil on keegi maas ja nad vajavad isapersonali. Enne kui läheme selle juhtumi osa uute üksikasjade juurde, tahad rääkida veidi rohkem Emma MacDonaldist, sest veebipõhised andmed näitavad, et ta oli samuti UMassi töötaja. Üks tema sõpradest ütles Boston Globe'ile 2022 aastal, et ta abiellus Jeffrey MacDonaldiga. Tal oli 10-aastane tütar. Jeffreyl oli eelmisest abielust 2 last. Meil on ka mõned uued dokumendid, mis kirjeldavad nende laste ema viimaste aastate muresid Jeffrey pärast. Emma sõber ütles Globe'ile, et Emmal oli mõningaid muresid Jeffrey käitumise pärast päevadel ja nädalatel enne tema mõrva. Ta ütles, et Emma armastas siiski Jeffreyt ja ta tõesti uskus temasse, mis teeb selle loo nii uskumatult traagiliseks. Oma intervjuus oli aga üks anekdoot, mis tõesti eristus ja kirjeldas Jeffrey MacDonaldi väga veidrat käitumist väidetavalt viimase kuu jooksul. See sõber ütles, et Jeffrey ja Emma olid koos lastega planeerinud reisi Disney Worldi vaid 2 nädalat enne Emma surma. Aga kuidas oleks sellise kannapöördega? 1 nädal hiljem palus Jeffrey lahutust. Siis mõrvapäeval, see on 22. aprill, postitas Mass Live interneti video, kus Jeffrey hüppab ülikooli linnaku stiiki, olles täies peavoka riietuses. Sellel päeval oli Amherstis, Massachusettsis ilm umbes 20 Fahrenheitides ringis. Kui videot vaadata, siis on kuulda, kuidas inimesed naeravad, kui Jeffrey vette hüppab.
aga see video ei anna ilmselt edasi olukorra meeleolu. Boston Globe'i artiklis ütles Emma sõber, et keegi helistas numbrile 911 pärast seda, kui Jeffrey tiigist välja tuli, tema käitumise tõttu. Seejärel, pärast vestlust politseiga, mille üksikasju me ei tea, broneeris Jeffrey endale ööks toa hotell UMassis. Ja sõber ütleb, et Emma plaan oli koju jääda. Nad elasid ülikooli linnakust umbes 20 minuti kaugusel. Ja sõber ütles, tsiteerin, soovitati, et nad rahuleksid maha tema käitumise ja toimuva tõttu. Tsitaadi lõpp. 17 TMT ravikollane. Mida Eesmärk? Mul on vaja siia võimalikult kiiresti idakiirabi ja palun lisage 7. See on see, mida politseiraport ütleb, et tol ööl juhtus. Kolmapäeval, 22. aprillil 2026, umbes kell 19.42 reageerisid UMass Amhersti politseiosakonna ametnikud ja tuletõrjujad. Amhersti tuletõrje parameedikud saadeti Hotel UMassi tuppa 413 aadressil One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts. Pärast seda, kui numbrile 911 tehti hädaabikõne, milles kirjeldati sellel aadressil aset leidvat hädaolukorda. Arvestades olukorda reageerisid abistamiseks ka Hadley politseiosakonna ametnikud. Nüüd räägime mitmest ametkonnast, kes reageerivad sellele, mis iganes toimub selle hotelli 4. korrusel. Ja kui politsei jõudis tuppa 413, kohtusid nad väidetavalt sama mehega, keda näete siin pildil naeratamas medalid kaelas ülikooli linnaku suurepärase kokana. Aga inimene, kellega nad väidetavalt suhtlesid, käitus hoopis teistmoodi kui see, keda kogukond arvas end tundvat. Raportis öeldakse edasi, tsiteerin. Politseinike saabumisel toimus nende ja mehe Jeffrey C. McDonaldi vahel vägivaldne rüselus, mille käigus J. McDonald viskas esemeid politseinike suunas ja lõi ühte UMassi politseiniku korduvalt näkku. See pole aga kõik, millega esmareageerijad kokku puutuvad. Sisenedes tuppa 413 leidsid politseinikud surnud naise, kellel olid tõsised vigastused. Arvestades naise vigastuste tõsidus, tundus uurijatele ilmne, et tema vigastused olid põhjustatud vägivaldsest rünnakust. Nüüd jõuab lugu veelgi šokeerivama pöördeni. Tsitaat. J. McDonald arreteeriti ja viidi UMass Amhersti politseijaoskonda. Pärast seda, kui talle loeti ette Miranda õigused, J. McDonald rääkis uurijatega ning tunnistas, et ta oli tahtlikult peksnud, oma nimi on eemaldatud, surnuks, kasutades oma käsi, jalgu ning mitmesuguseid teisi tõmbiesemeid ja et tema eesmärk oligi teda selle käigus tappa. Politsei sõnul tunnistas Jeffrey McDonald neile, et ta peksis Emma tahtlikult surnuks, kasutades oma käsi, jalgu ja erinevaid tõmbiesemeid. Järgmisel päeval ilmus Jeffrey esimest korda kohtu ette, nagu teatas WWLP. Selle lühikese istungi ajal ei näidanud ta oma näol eriti mingeid emotsioone. McDonald ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistustes ning talle ei määratud kautšonit enne istungit, kus hinnatakse süüdistuse alust, mis on kavandatud 22 maiks. Samuti saadetakse ta psühhiaatrilisele hindamisele. Räägin sellest kohe meie külalisega, sest sellel võib olla selle juhtumi kulgemisele olulisi tagajärgi. Oluline on märkida ka seda, et see ei ole esimene kord, kui Jeffile omistatud käitumine on muret tekitanud. Ja see on varemgi õigussüsteemis teemaks olnud. Need on dokumendid, mille leidsime tema 2 lapse ema hooldusõiguse juhtumiga seoses. See ulatub tagasi aastasse 2021 ja me leidsime need dokumendid Hamdeni maakonna, Massachusettsi perekonna ja pärimiskohtust. 2024 aasta septembris kirjutas McDonaldi laste ema, et ta soovib muuta nende senist hooldusõiguse kokkulepet. Sest, tsiteerin, lapsed on teatanud verbaalsest väärkohtlemisest isa poolt, karjumisest, sõimamisest, ropendamisest, alandava sõnalise väärkohtlemise pealtnägemisest isa ja kasuema vahel ning eile teatasid nad ka füüsilisest väärkohtlemisest. Venem Labs teatas, et isa lükkas teda täie jõuga vastu lauda esmaspäeval 16. septembril ja et isa on teda korduvalt näkku löönud. Lapsed on viimase aasta jooksul korduvalt palunud, et nad ei peaks isa juurde tagasi minema. Mõlemad lapsed teatasid, et isa käskis neil mitte rääkida emale väärkohtlemisest ning mõlemad kardavad isa kättemaksu ja väärkohtlemist. Umbes 2 kuud pärast seda, kui naine esitas selle McDonaldi vastu, lõpetas kohtunik asja, kuna kumbki neist ei ilmunud kohtusse.
Meiega on nüüd sellest juhtumist rohkem rääkimas Melba Pearson, kodanikuõiguste ja kriminaalõiguse advokaat ning Resident Legal Diva YouTube'i kanali saatejuht. Alati on tore sind siin Law and Crime'is näha. Tied, siin on tegemist väga raske väidetava perevägivalla juhtumiga, kus on seotud keegi kogukonnast, kes on tõesti tuntud. Mida arvad sellest, mida on väidetud Jeffrey MacDonaldi käitumise kohta sel päeval, kui see juhtus? Aga tundub, et kui minna nädalaid tagasi, siis oli juba mõningaid asju, mida mõned on nimetanud ohumärkideks seoses sellega, kuidas ta käitus. Ja Chris, alati on tore sinuga koos olla ja ma mõtlen, et need juhtumid on alati uskumatult südantlehestavad. Ja esimene asi on alati see, millised ohumärgid jäid märkamata, millised märgid jäid tähelepanuta. Mõnikord on märke, mõnikord ei ole. Antud juhul tundub, et nädalatel enne seda tema, ja ma ütlen seda väikese reservatsiooniga, ning ma kohe selgitan miks, aga tundub küll, et tal oli justkui vaimne kokkuvarisemine, arvestades tema kummalist käitumist. Ja näiteks jääkülma tiiki sukeldumine. Tead küll, kas see oli päev enne või tapmise hommikul. Ja tundub, et tal oli selgelt mingisuguseid psühholoogilisi probleeme. See võis olla diagnoosimata vaimse tervisehäire, see võis olla lihtsalt stressist tingitud murdumine, kes teab. Aga ma tahan midagi väga selgelt öelda. 2 asja võivad olla tõsi. Samal ajal võib sul olla vaimne haigus ja sa ei pruugi olla väärkohtleja. Ja sul võib olla vaimne haigus ja sa võid olla väärkohtleja. Ja need 2 asja pole peaaegu üldse omavahel seotud, eks? Sest see sõltub mõtteviisist ja sellest, kuidas sa suhtesse suhtud. Kui sa näed oma partnerit kui omandit, siis vaimsel tervisel pole sellega mingit pistmist, eks? See on lihtsalt sinu loomupärane mõtteviis, mis paneb sind vägivaldselt käituma. Aga on palju inimesi, kellel on bipolaarne häire või skisofreenia, kes ei tee oma partnerile liiga. Ma ei taha alati, ma arvan, et on väga lihtne koduvägivalla juhtumit lihtsustada, sest me kõik püüame mõista, mis juhtus ja see on kohutav, on väga lihtne automaatselt eeldada, sellel inimesel on vaimse tervise probleem või vaimse tervise häire. See ei tohiks olla automaatne eeldus. See võib olla tõsi, aga uurime ka laiemat mõtteviisi ja ühiskondlikke probleeme, mis soodustavad perevägivalda, selle asemel, et kiiresti liigitada see vaimse tervise alla ja mitte süveneda rohkem. Ja ma arvan, et see on ka väga hea tähelepanek. Ja see on nagu kõrvalmärkus, et on palju inimesi, kes elavad bipolaarse häire või skisofreeniaga, mis võivad olla väga ohtlikud vaimse tervise seisundid. Kahtlemata oleme seda näinud lugudes, mida kajastame. Aga on palju inimesi, kellest te kunagi ei kuule ja kes elavad täiesti tavalist elu ega satu olukorda, kus Jeffrey MacDonald praegu on. Ja ma ei tea, kas tal on vaimse tervise diagnoos, aga väidetavalt läbib ta psühholoogilist hindamist. Mida see võib potentsiaalselt näidata? Kuidas see mõjutab tema juhtumit õigusliku süsteemi seisukohalt? Esiteks peavad nad kindlaks tegema, kas ta on pädev kohtuprotsessil osalema. Ta peab suutma oma kaitses sisuliselt osaleda, see on standard. Ma toon ühe hüpoteetilise näite, mis on küll lihtsustatud, aga loodetavasti aitab see mõtet edasi anda. Näiteks, kui sa oled olukorras, kus arvad, marslased tulevad homme. Sul ei ole sel juhul kindlasti sellist mõttelaadi ega vaimset seisundit, et saaksid oma kaitsjaga sisuliselt arutada strateegiat näiteks, kas ma peaksin ütlusi andma või mitte. Kui kaitse näitab sulle mõningaid tõendeid, mis prokuratuuril sinu vastu on, kas sa suudad vähemalt põhimõtteliselt aru saada, millest jutt käib? Ja öelda, et okei, ma saan aru, ma ei taha ütlusi anda või ma vaidlen sellele vastu sellepärast või mul on teine tunnistaja. Tead, see arutelu on väga oluline, et kaitse saaks juhtumi kokku panna ja sind kohtus tõhusalt esindada. Nii et hindamine on väga oluline, et välja selgitada, kas ta on tõesti kohtukõlbulik. Kui ta ei ole, siis tõenäoliselt saadetakse ta asutusse, kus ta saab ravi. Ja tavaliselt umbes 6 kuu kuni aasta pärast tuuakse juhtum tagasi, tehakse uus hindamine ning siis otsustatakse, kas ta on tõesti kohtukõlbulik. Nii see protsess kulgebki. Kogu eesmärk on välja selgitada, kas me suudame nii-öelda pädevuse taastada. Või kui inimene lihtsalt ei ole meiega selles mõttes, siis arutatakse, kas tegemist võiks olla süüdimatuse tõttu õigeks mõistmisega või millegi sarnasega. Me ei ole veel sealmaal. Aga kõigepealt tuleb selgeks teha, kas ta on kohtukõlbulik.
kui ta on kohtukõlbulik, siis kas tal on vaimse tervise probleem? Kas tal on skisofreenia, bipolaarne häire või midagi muud? Kui see on nii, siis olgu, määrame talle ravimid. Nii saab ta jälle selge mõistusega olla ja oma kaitses osaleda. Kõik need asjad mängivad rolli nii kaitse kui ka süüdistusstrateegias. ja ma arvan, et see on veel üks hea punkt. See, et keegi ei pruugi olla kohtukõlbulik, ei tähenda, et see on igavesti nii. See ei ole nii. See ei ole nii. Tead, kui keegi mõistetakse õigeks süüdimatuse tõttu, siis see on hoopis midagi muud kui see, kui keegi leitakse kohtukõlbmatuks. Õige. Sest süüdimatuse tõttu õigeks mõistmine tähendab, et inimene on vaimselt nii raskes seisundis. See ei ole nii. Vahet pole, kas annad neile ravimeid 6 kuud, aasta või 2 aastat. Nad ei tule nii lihtsalt tagasi. Ja need juhtumid on palju haruldasemad, kui sa arvaksid. Nii et tavaliselt on võimalik inimesed taas kohtukõlbulikuks muuta, sest mõnikord on tegemist diagnoosimata vaimse tervise häirega. Ja kui see nii on, siis olgu, määrame neile raviplaani ja mõne kuu pärast on nad jälle seal, kus nad peavad olema. Aga kui keegi on nii kaugele jõudnud, siis on see olukord, kus varem oleks nad pandud vaimuhaiglasse, eks ole. Me tegelikult enam nii ei tee, aga on olemas erisätted nende jaoks, kes lihtsalt ei ole selles mõttes pädevad. Ma ei tea, kas see on siin nii. Jällegi, me oleme alles alguses. Me peame nägema, mida hindamine ütleb ja peame nägema, mida kohtunik lõpuks otsustab. Ja jällegi see võib olla olukord, kus neid hindavad 3 arsti, sest nagu sa tead, kaitsepoolil on omad arstid, kelle juurde nad tahavad oma kliente viia ja prokuratuuril on keegi, keda nemad peavad vajalikuks eksperdiks ja siis võib kohus öelda, tead mis? Ma tahan kaasata selle inimese, keda pean kõige neutraalsemaks. Nad vaatavad kõik 3 aruannet üle ja otsustavad siis, kas keegi on piisavalt pädev kohtuprotsessil osalemiseks, kui see tõesti on probleem. Ja kui asi puudutab teda, siis ta seisab silmitsi äärmiselt tõsiste süüdistustega. Ta võib süüdimõistmise korral veeta ülejäänud elu vanglas. Ja loomulikult kehtib talle süütuse presumptsioon seni, kuni see juhtub. Aga kui on juhtum, kus sa vaatad seda konkreetset päeva ja ta hüppab vette ning inimesed naeravad, aga siis väidetavalt tehti see hädaabikõne numbrile 911. Ja nii ta lõpuks hotelli sattuski, sest politsei ütles, et kuule, miks sa ei võiks täna öösel siin toa võtta ja rahuleda? Ja siis tundub, et Emma oli ka seal, vähemalt selle sõbra sõnul, kes ütles, et ta pidi koju jääma. Ja politsei nimetas seda rahunemisajaks. Ja selle osa kohta on palju detaile, mida pole avalikustatud. Aga sa kuuled seda ja üks inimene kirjeldas seda kui ettearvamatut käitumist. Aga siis vaatad seda mustrit viimaste nädalate jooksul, kus nad pidid väidetavalt Disneysse minema. Ja siis otsustasid nad, siis ütleb ta, et tahab lahutust. Ja see ongi nagu kuidas õigussüsteem toimib, kui on olukord, kus võib-olla on vaimse tervise probleem, aga samas on ka muster, kus võib-olla on perevägivald ja sa kogud selle süü asja jaoks tõendeid, siis kuidas õigussüsteem selle tasakaalu leiab, kui mõlemad asjad võivad olla tõesed? Ja jällegi, kui me kuulame fakte, on see väga häiriv, sest tavaliselt näeme vastupidist. Tavaliselt on see abikaasa, kes lahutust palub. Ja siis see ongi see, mis vallandab vägivaldse juhtumi, sest väärkohtleja tunneb, et ta on kaotanud kontrolli. Ja nüüd tahavad nad selle domineerimise ja kontrolli taastada vägivalla abil. Ja see viibki surmava tagajärjeni. Nii et see osa on seal, aga mida ma ka vaatan, on võimalik kasutamata võimalus. Igal osariigil on mingi tahtest olenematu hospitaliseerimise kord. Floridas, kus mina asun, nimetame seda Bakeri seaduseks. Aga põhimõtteliselt on see protsess, mille käigus õiguskaitseorganid saavad kellegi põhimõtteliselt vahi alla võtta. Mitte vanglasse, aga nad võetakse vahi alla ja viiakse haiglasse. 24–48 tunniks jälgimisele, et välja selgitada, kas sellel inimesel on vaimse tervise probleem. Kas nad vajavad ravimeid? Okei. Ja selle põhjal antakse neile suunamised. Eks sa pead psühhiaatri juurde minema, sa pead minema sellesse programmi, mis iganes see olukord ka poleks. Aga vähemalt minu jaoks on see õige viis olukorra rahunemiseks. Sest see ei olnud nii, et oli lihtsalt ärritunud ja nad olid vihased ning neil oli tüli. Okei, sina mine siia, sina mine sinna, rahune maha, hinga ja siis tee seda homme. Sa hüppad jääkülma järve. Sa näitad üles kummalist täitumist, mis võib viidata vaimse tervise kriisile. Siis oleks politseijaoskond pidanud ta kinni pidama ja põhimõtteliselt tahtest olenematult haiglasse paigutama. Ja võib-olla oleks ta täna veel meiega.
See ei ole mõeldud politsei süüdistamiseks, kuid on olemas stsenaarium, kus kui ta oleks haiglasse viidud, oleks ta võib-olla saanud abi, mida ta vajas. Jällegi, eeldades, et tegemist oli ainult vaimse tervise probleemiga, oleks see võinud ära hoida surmaga lõppenud sündmuse. Noh jah, ja tegemist on väga-väga erineva juhtumiga. Tead, ma ütlen seda, aga ma arvan, et kõik mäletavad Gabby Petito juhtumit, kus Brian Laundrie läks lõpuks hotelli. Tema jäi nende matka autosse ja lõpuks said nad sel õhtul kokku. Tead, selles juhtumis ütleb see sõber, et Emma McDonald pidi koju tagasi minema ja Jeffrey McDonald pidi hotelli jääma. See oleks huvitav. Ma tean, et kohalik ringkonnaprokurör ei soovinud selle teemaga seoses veel midagi kommenteerida. Tead, kahjuks oleme pidanud liiga tihti rääkima perevägivalla ja koduvägivalla juhtumitest ning mõnest loost, mida oleme kajastanud. Ja üks lause, mis mulle eriti meelde jäi, mida sõbel Boston Globe'il ütles, oli see, et tead, Emma armastas teda ja ta tõesti uskus temasse. Ja ta oli selline inimene, tead küll, ma ikka toon seda välja. Ma töötasin varem Lääne Massachusettsis. Ma ütlen, et UMass võtab ülikooli linnaku toitlustust uskumatult tõsiselt. See on selle kooli jaoks nagu värbamisvahend. Ja tema oli selle sümbol. Ja sa näed, miks ta oli inimene, kellesse tõesti usuksid. Aga mõnedes neist perevägivalla juhtumitest ma arvan, et teadlikkuse tõstmiseks. Mida sa näed, kui asi puudutab seda? Me keskendume lihtsalt halvale, sest see juhtus. Aga need head hetked sellel teel ja kuidas see ei tundu olevat lihtsalt ühe kohutava suhtelugu. Aga me näeme sageli lihtsalt seda toksilist poolt asjadest, mis tunduvad hästi minevat. Näiteks Disney reisi planeerimine. Ja siis võivad asjad lihtsalt minna. Tead küll, kõik võib järsku alla mäge minna. Ja selles olukorras tahtis ta väidetavalt nädal hiljem lahutust. See on lihtsalt, sellest on raske aru saada. Jah, aga jällegi tuginedes nendele vähestele faktidele, mis meil on, sest meil ei ole kogu pilti. Aga see käitumine tundub väga iseloomulik kellelegi, kellel on kas bipolaarne häire või midagi muud. Aga nad läbivad neid laineid, neid tõuse ja mõõnasid. Ja on uskumatult raske olla suhtes kellegagi, kes võitleb vaimse tervise probleemidega. Eriti, kui see on diagnoosimata ja neil pole isegi raviplaani. Nii et sa püüad end päev-päevalt ohjata. Sa ei tea isegi, kelle kõrval sa ärkad, eks. Täna võivad nad olla täiesti korras ja homme võivad nad olla hoopis teistsugused või isegi hetkest hetkeks. See kõik muutub väga raskeks. Aga samas, mida inimesed tihti unustavad perevägivalla või lähisuhtevägivalla puhul, on see, et vägivaldseid juhtumeid ei toimu iga päev. Mõnel juhul küll, jah, aga üldiselt võib-olla juhtub midagi täna. On see, et vabandatakse, on kogu see tsükkel, see ja teine, võib-olla ei juhtu midagi järgmist 3 kuu jooksul ja nende 3 kuu jooksul käid sa tööl, kasvatad oma perekonda, teed kõiki neid asju. Ja sa ei räägi tingimata aktiivselt inimestele, et oh jumal, mu mees on selline, mu partner on selline, mu naine on selline, mis iganes. Sa lihtsalt elad tavalist elu. Ma arvan, et inimestel on vahel peas ettekujutus, et iga päev on kohutav, vägivaldne, hullumeelne olukord. Enamik inimesi ei suuda seda lihtsalt vaimselt üle elada, sest see on väga palju. Aga nagu igas suhtes on ka siin tõusud ja mõõnad. Ainus erinevus on see, et kui tekib lahkarvamus, mida igas suhtes ette tuleb, siis siin lõpeb see vägivallaga või kasutatakse sundi või muid taustal olevaid asju. Ma tahan lihtsalt inimestele seda meelde tuletada. Ja ka seda, et mõnikord ei ole mingeid märke. Mõnikord on inimesed väga privaatsed. Ja kui nad uksest välja astuvad, ei ole neil silma all sinikat. Neil ei pruugi olla murtud luid, aga võib-olla ei saa nad oma rahaasju ise kontrollida. Võib-olla ei saa nad ilma probleemideta sõpradega välja minna või pereliikmeid näha. See võib avalduda erineval viisil ja see ei pruugi olla kõigile nähtav. Ma tahan lihtsalt saata lohutussõnumi kõigile, keda see puudutab, sest kahjuks tean ma seda omal nahal liiga mitmel tasandil, mitte ainult prokurörina. Sa läbid seda kõike ja mängid olukorda oma peas uuesti läbi. Kui ma oleksin seda teinud, kas ma jätsin midagi märkamata? Ta ütles seda selles vestluses. Kas ta tegelikult üritas mulle midagi öelda? Kas see oli appikarje? Sa hakkad end hulluks ajama. Selle peale jooma. Ära tee seda. Ära tee seda. Sa saad teha ainult seda, mida suudad ja püüa leida lohutust mälestustest, nendest ilusatest mälestustest, mis sul olid koos inimesega, keda armastasid. Aga ära proovi seda linti ikka ja jälle uuesti läbi mängida, sest sa ei leia kunagi rahuldavat vastust.
ei, ja see on tõesti, ja see oli väga hästi öeldud ja see on lihtsalt väga raske lugu just sel põhjusel. Pärast seda, kui politsei ütleb, et talle loeti tema Miranda õigused ette, tunnistas ta selle sisuliselt üles. Vähemalt nii palju, kui me politsei raportist lugeda võime. Teades seda, ja see ei ole tingimata selline juhtum, kus küsimus on selles, kes seda tegi ja võib-olla tal on diagnoositud mingi vaimse tervise probleem. Aga kui see ei ole süüdimatuse kaitse, siis kuidas see tema kaitses rolli mängib? Kui prokurörid esitavad talle ikkagi mõrvasüüdistuse, annavad ta mõrvas kohtu alla. See on see, mida nad ütlevad, et juhtus. Tema on see, kes selle tegi. Ja kaitsel võib-olla ongi ainus argument see, et tal oli varem diagnoosimata seisund. Ma ei tea, ma räägin lihtsalt üldiselt, kuidas see võiks välja mängida. Kuidas see välja mängiks, on see, et kaitse püüab tahtluse olemasolu vaidlustada. Kas ta oli üldse võimeline seda tahtlust kujundama, et talle kahju teha? Kas ta tõesti teadis, mida ta teeb? Vaimse tervise aspekt primitakse kaitsesse erinevatel hetkedel ja öeldakse näiteks, kuulake, ta on ühiskonna produktiivne liige, hüpoteetiliselt rääkides. Teate küll. Tal on selline avalikkusele suunatud isiksus ja töö ning ta on selles kõiges olnud edukas. See ei ole tema tavapärane käitumine. See oli nagu ajutine murdumine. Tead küll, ta saab abi ja nii edasi, nii edasi. Ma ei tea, kuidas see žürii jaoks mõjuda võiks. Sest kui see ei ole süüdimatuse tõttu õigesmõistmise juhtum, kui see ei vasta sellele tasemele, siis mis sul veel on? Mitte eriti palju. Mitte eriti palju. Sest põhiseadus garanteerib sulle kaitseõiguse. See ei garanteeri sulle tingimata võidukat kaitset. Nii et kaitsja töötab sellega, mis tal on. Nad ei saa seda välja mõelda. On nii, nagu on. Aga see on juhtum, mille puhul ma arvan, et see lahendatakse kokkuleppega. Sest millega sa kohtusse lähed, sul on ju sisuliselt ülestunnistus olemas. Sul on olemas kohtuarst, koroner, kes ütleb, et tegemist on tapmisega. Sul on olemas hotellitõust saadud tõendid, kõik sõbrad ja teised, kes nägid seda kummalist käitumist, video temast tiiki hüppamas, kõik see. Ma ei näe võimalust, et ta suudaks kohtusse minna ja kuidagi võita. Seega arvan, et see lahendatakse tõenäoliselt kokkuleppega. Ja, eks näis, mis edasi saab. Kahtemata on see lihtsalt uskumatult traagiline lugu. Ma tean, et eile, kui me seda salvestame, peeti UMassis Emma McDonaldi mälestusõhtu, kes oli samuti selle kogukonna armastatud liige, ema, kes jätab endast maha tütre. See on lihtsalt väga kurb, Melba Pearson. Aitäh, et alati leiad aega meiega olla. Ta on Resident Legal Diva YouTube'i kanali saatejuht. Alati on tore sind siin Law and Crime'is näha. Aitäh, et oled siin. Aitäh, Chris. Emma Ox peeti UMassi ülikooli linnakus mälestusõhtu. Ta töötas samuti UMassis. Samuti on olemas GoFundMe leht, mis kogub raha tema 10-aastasele tütrele ja on kogunud juba üle $20,000. Enne kui lõpetame, tahan mainida üht olulist ressurssi, mis puudutab perevägivalla teemasid. Ja väidetavalt oli see just selline juhtum. Kui sina või keegi, keda sa tead, võib olla perevägivalla ohver, saad helistada riiklikule perevägivalla abitelefonile numbril 180 0799 SAFE või saata sõnumi START numbrile 88788 ning jääda anonüümseks. See abitelefon töötab ööpäevaringselt 7 päeva nädalas. Sellega ongi On The Case saade läbi. Teieni tõi Law and Crime. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtumiseni järgmisel korral.